Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery, fraud, about lies. Minu jaoks sellised nagu loosungid võin olla natukene tõsisem, aga see lihtsalt ei vasta tõele. Kui keegi konkreetne poliitik on midagi sellist teinud, siis tuleb rääkida sellest konkreetsest poliitikust. Aga võimendada seda kogu Eesti poliitilisele korrale, demokraatlikule süsteemile, sellele arenguetapile, kus me oleme, minu arust täiesti ebaadekvaatne. Laupäeval toimub meeleavaldus, mida korraldab liikumine aitab valelikust poliitikast. Kas Reformierakond teie hinnangul on ajanud valelikku poliitikat? Ma olen üritanud väga sellist siltide kleepimist, sellega kaasaminemist vältida. Ma tõesti arvan, et see ei aita täna edasi. No ma arvan, et me ei jää valelikku poliitikat, et see inkrimineering on sellisel kujul, et see hakkab elama nagu oma elu, et me kordame juba 10 korda ja siis me usumegi, et me ajame seda valelikku poliitikat. Ma saan aru, et Reformierakond tunneb nagu vastutust selle eest, et selline olukord on tekkinud, et tõesti inimeste pahameel on suur. Ma arvan, et see on kõikide erakondade ühine vastutus ja seda saab parandada ja kanda samamoodi ühiselt, aga ma saan rääkida ainult Reformierakonna nimel ja Reformierakonna poolt ja seda ma saan kinnitada, et me tahame olukorda paremaks muuta ja pingutame selle. See probleem, mis ma saan aru, on olnud üks ajend, et meie koalitsioonipartner peab andma vastuseid teatud ühiskonnas püsivatele küsimustele, siis sellest ma saan aru. Aga selle üldistamine selliste siltidega, et demokraatia on kaaperdatud, ma ei saa sellest aru. Aga nüüd on asi juba nii kaugel, et ei saa enam istuda ja kodus üksinda poriseda ja need 1., 2., 3., 10., 179. inimese väljaütlemised kuidagi hakkasid kokku kõlama ja tundus loogiline, et tuleme ja näitame siis, et meid ei ole 1 või 2, vaid et meid on palju. Tähendab, erakondlikku kuuluvust, ma arvan, et ei ole enamusel, kes kaasa löövad. Sükest tõsist huvi isegi päevapoliitika vastu senimaani ma neid inimesi vaadates nendega rääkides näen, et neil ei ole seda tegelikult olnud. Võimalik, et sinna tuleb keegi, kes kuulub erakondaga, aga kõik on palutud kohale kodanikena, inimestena, mitte oma erakondlikku kuuluvust rääkida. Nüüd ma pean ütlema, et esiteks meie positsioon on see, et aitab valelikust poliitikast. Me tahame seda liikumist või algatust hoida võimalikult laiapõhiselt, et kõik, olgu ta paremradikaal või vasakradikaal, olgu ta kes tahes, kes ei ole praeguse olukorraga rahul ja näeb, et meil on usalduskriis riigis poliitikute vastu, et ta saaks sellega ühineda. Sinna tuleb see inimene, kes on tundnud kas nädal, 2 kuud, aasta aega, et ta ei ole päris enam sellega nõus ja ta ei pea tulema sinna mingit loosungit karjuma või tingimata mingite plakatitega vehkima. Ta juba oma selle kohal olemisega näitab, et ta ootab riigilt seda dialoogi taastamist. Kõige kurvem selle loo puhul on, ma julgen nüüd öelda ka natuke laiema nende inimeste ringi osas, kes kindlasti on IRL-is, aga ma arvan, et paljudes teistes erakondades kõige suurem nali ongi võib-olla see, et Eesti poliitikad ei ole vargad, pätid ega kaabakad. Tell it by the buyer side of the marketplace or in a movie. Almost any story is almost certainly some kind of lie.